See oli inimkonna ajaloo kõige kiiremini kasvav ettevõte, kiirem kui Amazon, kiirem kui Google. Aastal 2010 oli Groupon tõeline hiiglane. Nad olid nii võimsad, nii peatamatud, et lükkasid tagasi miljardi dollari suuruse väljaostu pakkumise ja otsustasid maailma vallutada üksi. Selle asemel kaotas Groupon 99% oma väärtusest. Täna on see koperdav korporatiivne zombi, mis kaotab raha ja on tehnoloogiatööstuse naljanumber. Kuidas saab nii tohutu impeerium nii jõhkralt kokku kukkuda? Tõde on see, et Groupon ei olnud tegelikult tehnoloogiaettevõte. See oli kiskelik lõks, firma, mis põhines inimpsühholoogia ärakasutamisel ja nende ettevõtete pankrotti ajamisel, keda nad väitsid toetavat. See on Grouponsi jõhker lahkamine, ülim korporatiivne surmaspiraal. Esimene peatükk, FOMO mootor. Asutaja Andrew Masoni frustratsioonist mobiililepingust vabanemisel sündinud Grouponil oli väga lihtne kontseptsioon. Mis oleks, kui suur hulk inimesi koonduks ühe eesmärgi taha? Alguses vähem konkreetse veebiplatvormina nimega The Point alustanud ettevõte muutus peagi Grouponiks, firmaks, mis ühendaks suure hulga inimesi sama toote ostmiseks, et saada suur allahindlus. Idee seisnes selles, et sellest võidavad kõik. Ostjad saavad allahindluse ja ettevõte saab palju uusi kliente. Groupon omakorda saab rohkem tellijaid. See algas lihtsalt ja levis kulutulena. Kõik sai alguse lihtsast 2 hinnaga pizzadiilist Motel Baris, restoranis, mis asus samas hoones, kus Grouponi kontor. Avalikkus tuli kaasa ja kollektiivne ostustrateegia töötas. 16 kuu jooksul hinnati Grouponi väärtuseks üle miljardi dollari. Inimesed haarasid pakkumised kohe, kui need välja tulid ja võidujooks suurimate allahindluste nimel tekitas tohutut kaasatust. Groupon oli rakendanud psühholoogiat ja vallandanud ühe kõige võimsama jõu inimmeeles. FOMO, hirm millestki ilma jääda. Grouponi ärimudel oli petlikult lihtne. Päeva pakkumine oli ettevõtte algne toode. Igal pakkumisel oli künnis, mis tuli täita. Kui teatud arv inimesi pakkumise vastu võttis ja registreerus, pakuti seda kõigile. Kui mitte, kadus see lihtsalt ära ja keegi ei saanud seda. See oli 5 inimeste kaasamiseks, kuid samas toimis see ka kaupmeestele turvavõrguna. Nad ei pidanud pakkumist välja andma, kui külastajate arv ei kasvanud selle võrra. Ja kõik said sellest kasu, eriti Groupon. See oli ideaalne lõks väga aktiivsetele inimestele. Ahvatlev pakkumine pannakse üles, kuid samal ajal tiksub kell. Inimesed haaravad sellest kohe kinni, kuid peavad siis leidma ka teisi, kes selle vastu võtaksid, et pakkumine alles jääks. Äkitselt on iga Grouponi liige ettevõtte turundaja, rääkides sellest oma sõpradele ja paludes neil liituda. Allahindlused olid sageli kuni 50% ja selle saamine polnud mitte ainult põnev, vaid ka sõltuvust tekitav. Grouponi edu saladus seisnes selles, et inimesed tulid iga päev tagasi, et näha, millist allahindlust nad seekord saavad. 2011 aastal läks Groupon Nasdaqile ja nende aktsiad tõusid kiiresti edetabelites. Sellest sai suurim internetiettevõte IPO pärast Google'it. See tundus peatamatu. Tõus tippu tundus liiga hea, et olla tõsi, ja nii oligi. Groupon oli kõik seotud selle teekonnaga. Ettevõte muutis kupongide kogumise mänguliseks ja lõi ühe kõige lojaalsema publiku digitaalkaubanduse ajaloos. Kuid ei läinud kaua, kui ettevõtte räpased saladused hakkasid päevavalgele tulema ja inimesed hakkasid küsima, kas kogu see asi on pettus. Sest nagu selgus, ei pruugi Groupon olla kasulik kellelegi, ei kasutajatele ega kindlasti ka müüjatele. Teine peatükk, Grouponi matemaatika. Grouponi räpane väike saladus oli see, et ta pidi kuidagi kasumit teenima. Sait oli tasuta kasutamiseks, kuigi see pakkus ka tasulist tellimismudelit $5 eest kuus, et saada rohkem ja paremaid pakkumisi. Siiski oli see ettevõtte kasumimarginaali jaoks vaid tilk meres. Tavaliselt oli hoopis ettevõtte see, kes pakkumise eest maksis, kusjuures Groupon korraldas kasumi jagamise nii, et see alati neile kasulik oleks. Alguses võttis Groupon tehingutest umbes poole tulust, mis mitte ainult ei muutnud selle päeva kahjumlikuks, vaid ähvardas mõnikord partnerettevõtte pankrotti viia. Ainsad, kes sellest kasu said, olid Groupon ise. Üks restoran sai selle valusalt teada. 2012 aastal sai Washingtonis DC's asuv restoran nimega Back Alley Waffles Grouponi pakkumise, mis pidi selle kaardile tooma. Aga see, mis kõlas nagu unistus, muutus kiiresti tõeliseks õudusunenäoks, nüüdseks suletud restorani jaoks. Restoran teatas oma sulgemisest sotsiaalmeedias avaldatud tiraadiga, milles öeldi, et Groupon oli nende kasumile kahjulik. Nad süüdistasid ettevõtet ka rahalistes praktikates, mis tahtlikult kahjustasid nende partnereid ja olid peaaegu pettuse piiril. Sellele tekkis kõnekas hüüdnimi – Grouponi matemaatika. Juba algusest peale ei töötanud Grouponi matemaatikapartnerite jaoks kuigi hästi.
Oletame, et pagaritöökoda osaleb päevapakkumises. Tavaliselt müüvad nad kvaliteetseid torte $50 eest, aga täna maksab see tort ainult $25. Esimest korda tulevad poodi inimesed, kes muidu ei saaks endale kallist torti lubada, ostes neid ettevõttele kahjumiga. Aga see on alles probleemi algus. Groupon võtab nüüd nende niigi väikestest päevakasumitest 50% endale. See tähendab, et tordi eest, mis tavaliselt maksab $50, teenib ettevõte vaid $12 ja 50 senti. See võib olla isegi alla materjalide ja tööjõukulu, välja arvatud juhul, kui ettevõttel on erakordselt kõrge kasumimarginaal. Nad jäävad sellel päeval rahast ilma ja mida edukam on Groupon, seda halvem see ettevõttele on. Aga vähemalt on ettevõttel mingi mittemateriaalne kasu, eks? Groupon müüs ettevõtetele seda ideed, öeldes, et lõpptulemusena saavad nad uusi lojaalseid kliente. Ostjad, kes muidu poleks neile võimalust andnud, saavad võimaluse neid proovida taskukohase hinnaga ja loodetavasti jäävadki püsiklientideks. Kuid see toimis ettevõtte jaoks harva. Kliendid, kellele Groupon väga meeldis, ei kuulunud nende tavapärase hinnataseme klientuuri. Kui koogi hind järgmisel päeval tõuseb tagasi $50, siis need inimesed, kes seda endale lubada ei saa, ei tule tagasi uut ostu tegema. Pakkumised tekitasid küll lojaalsust, aga mitte ettevõttele, vaid Grouponile. Back Alley Wafflesi sõnul pani Grouponi ärimudel nad juba algusest peale viimaseks. Restoran teatas, et kogu algne kasum läks Grouponile. Päevapakkumise kaudu tehtud tellimuste raha võttis platvorm kohe enda kätte ja hoidis seda enda käes. Samal ajal pidi Back Alley Waffles oma osa ootama. Ja see polnud kiire. Groupon jagas kasumi 3 tšekiga 60 päeva jooksul. Nii pidi väike ettevõtte 2 kuud ootama seda vähest raha, mille ta oli teeninud. Ja siis vastas Groupon omapoolse käiguga. Tehnoloogiaettevõte pani süü otse omaniku Craig Nelsoni peale, öeldes, et nad olid tehingutingimustes ausad ja see oli mõeldud tema ettevõtte kasvule kaasa aitama. Nad eitasid väidet, et tehing oli ülemüüdud ja et nad viisid ettevõtte raskustesse. Selle asemel vihjasid nad, et Back Alley Waffles oli juba enne tehingut rahalistes raskustes. See oli üks Grouponi varase avalike suhete ajaloo inetumaid peatükke. Ja see asi polnud ainult makseprotsessis, vaid ka klientides. Ettevõtted, kes Grouponiga koostööd tegid, teatasid, et tehinguga tulnud kliendid olid kõige hullemad võimalikest. Nad olid ebaviisakad, õigusnõudad, harva valmis jootraha andma ja suure tõenäosusega ei tulnud nad tagasi. Paljud ettevõtted liitusid Grouponiga, kuid vähesed tegid seda teist korda. Aga see ei takistanud ettevõttel agressiivselt laienemast, olles enesekindel nagu digitaalne titaan. Kuid kulisside taga hakkasid probleemid kogunema ja vaid mõne kuu pärast tuli kõik päevavalgele. 3. peatükk. Tarneahela mäss. Grouponi ärimudel tundus geniaalne. See tugines ühele maailma võimsamale jõule, soovile saada soodustust. Sellel oli väga lojaalne kliendibaas ja lõputu hulk uusi partnereid, kes soovisid oma nähtavust tõsta. Ettevõte oli oma IPO lähenedes nii enesekindel, et tegi ühe riskantsema sammu suurte tehnoloogiafirmade ajaloos. 2010. aastal pöördus nende poole Google, tehes $5,3 miljardi suuruse ülevõtmispakkumise. Väidetavalt järgnes see $3 miljardi suurusele Yahoo ülevõtmispakkumisele. Mõlemad oleksid olnud enamikule tehnoloogia idufirmadest unistuste pakkumised. Groupon lükkas need kategooriliselt tagasi. Google'i pakkumisest keeldumine on üks kurikuulsamaid hetki tehnoloogia ajaloos. Seda nähakse kui ülbe teo uue tulise ettevõtte poolt, kelle ärimudel polnud veel tõestatud. Aga nad arvasid, et on leidnud piiramatu kasumi saladuse. Lõppude lõpuks ei kavatsenud inimesed niipea allahindlustest tüdineda. Nii pööras ettevõtte peagi oma fookuse sellele, et pakkumiste haaramine oleks kiirem ja lihtsam. Kui nutitelefonide ajastu tõeliselt algas, tõid nad turule rakenduse Groupon Now, mis filtreeris pakkumisi toidu ja meelelahutuse järgi ning võimaldas inimestel neid haarata asukoha põhjal liikvel olles. Nad lisasid kindlustuspoliisi juhuks, kui kliendid ei olnud rahul. Grouponi lubadus ning 2012 aastal tulid nad välja oma tellimisteenusega Groupon VIP. Ükski neist sammudest ei suutnud peatada seda, mis ees ootas. Isegi enne oma IPO-d oli Groupon sunnitud oma dokumente parandama, kui nende raamatupidajad märkasid, et numbrid ei klapi. Ettevõte tunnistas, et kasutas ebatraditsioonilist raamatupidamismeetodit nimega kohandatud konsolideeritud segmendi töökasum. See jättis kasumi arvutamisel täielikult välja ettevõtte tohutud veebiturunduse ja tellijate hankimise kulud, et kunstlikult näidata kasumlikkust. See võimaldab ettevõttel anda täpsema pikaajalise ülevaate oma kasumlikkusest, kuid kriitikud väidavad, et see on raamatupidamise võltsimine ja investorite petmine. Algusest peale oli kahtlusi Grouponi pikaajalise elujõulisuse suhtes. Ettevõte sattus ka kriitika alla selle eest, et maksis liiga suure osa oma riskikapitali rahast asutajatele ja toetajatele, selle asemel, et investeerida seda pikaajaliselt. See muutis ettevõtte käivitamisel rahaliselt nõrgaks.
aga halvad uudised ja halb meediakajastus algasid ning need ei lõppenudki päriselt. Aasta jooksul pärast käivitamist oli Groupon kaotanud peaaegu 80% oma tipuväärtusest, sulgedes oktoobris 2012 aktsiahinna vaid $8,3. Ettevõtte hiilgeajad näisid juba olevat möödas, kuna paljud investorid kahtlesid, kas see oleks hea pikaajaline investeering. Ja Neil oli õigus, sest ettevõtte suurim probleem ootas neid alles ees. Oli selge, et ärimudel, mis tugines sooduspakkumiste otsijatele, toimis, kuid sellest ei saanud järgmine Amazon ega Google. Grouponil oli üks kriitiline puudus, mis oli kohe valusalt tunda andmas. Sellest oli saanud omaette kaubamärk. Kõik teadsid selle nime, kuid ilma millegi pakkumiseta ei olnud see midagi. Tal oli vaja, et müüjad teeksid temaga pakkumiste osas koostööd. Ja üha enam oli neid sellest küllalt. Grouponi esimestel aastatel pakkusid tuhanded ettevõtted end veebisaidil välja, et sooduspakkumiste otsijad neid avastaksid. Restoranid, spaad, pagaritöökojad, hotellid ja baarid olid kõige populaarsemad valikud ja alati oli neil kõigil sama kogemus. Grouponiga oli äärmiselt raske kasumit teenida. Nii pidi Groupon jahtima ainsat vara, mis loeb. Üha rahapuudusesse sattunud ettevõte oli sunnitud palkama kalleid müügimeeskondi, et end potentsiaalsetele klientidele turundada. Nad suurendasid ka oma võlu pealetungi, et uusi kliente registreeruma meelitada. See muutis ettevõtte aegamisi vähem soodusteenuseks ja rohkem võimsat telemarketingu firmaks. Paljud uued töötajad tegelesid ettevõtetele külmade kõnede tegemisega, et selgitada, kuidas see pakkumine oleks neile tegelikult kasulik. Aga Grouponi aktsiahind langes järjest enam, sest ettevõte tegi pidevalt vältimatuid PR-vigu. 2011 aasta Super Bowli reklaami tõttu süüdistati ettevõtet rassismis. Ettevõtet tabas kohtuhagi, milles süüdistati neid föderaalseaduse rikkumises, kuna nad andsid kinkesertifikaate, mis aegusid lubatust varem, ning ettevõte lahendas asja kohtuväliselt. Massachusettsis keelati isegi nende pakkumised, kuna järelevalveasutused otsustasid, et nende veebikupongid rikuvad osariigi 1984 aasta happy hour'i keeldu. Kuna platvorm võttis kupongimüügist protsendi, leidis osariik, et Grouponil oli ebaseaduslik varaline huvi kohalikes alkoholimüügi lubades, sundides restorane oma pakkumisi eemaldama, et kaitsta oma lube. See oli üks halb uudis teise järel. Nüüd muutus ettevõte meeleheitlikuks. Groupon alustas suure rahavoo ja ärimudeliga, mis tundus võitmatu, kuid nüüd kulutas see $100 miljoneid ärimudelile, millesse enam keegi ei paistnud uskuvat, ja halvim oli alles ees. 4. peatükk Kuldsed langevarjud. Selleks, et näha, kui süngeks on Grouponi olukord muutunud, piisab vaid nende praeguse aktsiahinna vaatamisest. Ettevõtte aktsiahind on praegu veidi alla $17 aktsia kohta, olles eelmisel aastal langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, $9 ja 17 senti. Ettevõte on vaid vari sellest, mis ta kunagi oli. Ükski neist inimestest, kes selle algselt üles ehitasid, ei ole enam kohal, et proovida kahju parandada. Tegelikult oleks kõigil, kes olid kohal hiilgeaegadel, raske uskuda, milliseks ettevõte on muutunud. Kuid enamik analüütikuid ütleb, et tegemist ei ole halva juhtimisega. Ettevõte oli algusest peale hukule määratud. Pärast 1,5 aastat kestnud kaost pärast IPO-d otsustas Grouponi juhatus, et on aeg muutusteks ning vallandas Andrew Masoni, vastuolulise asutaja, kes kehtestas suure osa ettevõtte poliitikast. Tema lahkumisavaldus levis kulutulena kui üks veidramaid ettevõtlusajaloos, sest ta alustas seda sõnadega "Mind vallandati täna". Kui sa mõtled miks, siis sa pole tähele pannud. Ta rääkis otsekoheselt ettevõtte raskustest ja ütles, et usub endiselt ettevõttesse, kuid ei käsitlenud ühtegi olulist probleemi, millega ettevõtte silmitsi seisis. Segaduse lahendamine jäi uute meeste õlule. Grouponi ajaloo mõttes oli see alles esimene veerand. Ajaloolisest IPO-st meteoorse krahhini kulus vähem kui 2 aastat. Ettevõte pidi välja mõtlema, kuidas jätkata ärimudeliga, mis enam ei tundunud töötavat. Neil oli raskusi uute klientide leidmisega, et hoida kasutajaid põnevil ja miski ei tähenda ettevõtte lõppu kiiremini kui liikluse puudumine. Nii tegidki nad ainsat, mida said teha. Nad muutsid suunda. 2011 aastal käivitas Groupon uue haru nimega Groupon Goods, mis keskendus füüsiliste kaupade pakkumisele. Brändiga kooskõlas olid need riided ja aksessuaarid, mida müüdi suure allahindlusega. Groupon soovis tuua kohaliku kirbuturu kogemuse ja selle ühe erilise pakkumise leidmise veebisektorisse. Kuid oli üks suur probleem. Grouponil oli sooduspakkumiste turg peaaegu täielikult enda käes, kuid füüsiliste kaupade sektorisse sisenedes tuli tal rinda pista mõnede interneti kõige võimsamate saitidega, nagu Amazon ja eBay. See ei takistanud ettevõtet proovimast end probleemidest välja osta. Ettevõte jätkas agressiivsete ülevõtmistega, lootes saada enda kätte sarnaste ettevõtete võrgustikud ja kliendid üle kogu maailma.
Selle hulka kuulus ka India päevapakkumiste ettevõte nimega Sosasta. Samuti osteti restorani rakendused Breadcrumb ja Savor, mis mõlemad andsid neile ligipääsu rohkematele kõrgema klassi restoranidele. Need omandasid kinkikaartide jagamise rakenduse Boomerang, geolokatsiooni rakenduse Glassmap ja moefirma Ideally. See kõik oli osa ideest muuta Groupon soodustuste saidist kõikehõlmavaks platvormiks. Täna on seda ettevõtet raske üldse ära tunda. See muutus maailma kuumimast ettevõttest ärimudeli all kokkuvarisenuks, mis vedas alt just neid inimesi, keda see pidi aitama. Mis siis on Grouponi tulevik või kas sellel üldse on tulevikku? Grouponi algne ärimudel kukkus lõpuks kokku, kui inimesed said aru, millele see oli üles ehitatud ning sellest on järele jäänud justkui zombi ettevõte. See kasutab ikoonilist kaubamärki, pakkudes enamasti vaid mõnda üksikut sooduspakkumist koos hulga odavate tundmatute välismaiste kaupadega. Tänapäeva Groupon on nagu digitaalne $1 pood. See loodab, et ettevõtted hakkavad taas selle ärimudelisse uskuma. Kui see ei toimi, muutub ettevõtte aeglane hääbumine tõenäoliselt üsna pea saatuslikuks. Kui tehnoloogiaettevõtted kukuvad, siis kukuvad nad sageli kõvasti. Vaata Amazoni tehingut, mis just lõpetas Microsofti tuleviku, et näha, kas Bill Gatesi looming on järgmine, mis löögi alla satub. Või vaata seda.